Birgit Skolimovski, ehtekunstnik ja me oleme praegu minu ateljees Hobusepea tänaval. Ilus on öelda, et see amet valis mind, et ma olen ikkagi ennekõike ehtekunstnik ja tibaga disainer. Ja disainimisest saan rääkida mina isiklikult oma näiteks seeriaid tehes. Et kui ma olen mingi asja välja mõelnud, teinud mingi prototüübi, ma näen, mis on mingid keerulised kohad ja ma teen need asjad enda jaoks mugavamaks, võib-olla muudan seal mingit kaart või mingit kaalu, et seda oleks kergem siis viimistleda näiteks või ongi, et kõrvarõnga puhul tõesti grammid loevad väga palju, et seda saab ka testida inimeste peal. Täpselt see peab olema inimesele mugav ja minule samamoodi lihtsam teha kui ükskõik mis art piece'i. Seda ma nimetan disainimiseks või kuidagi sa mõtled ühte asja mitu korda läbi ja timmid teda siis täpselt nii kaua, kui see on see õige. Jah, meie kliimas peab arvestama seda, et ikkagi sa pead saama sellega käia ka siis, kui sul on müts ja sall. On kindlasti mingisugused art piece'e, mis ongi just täpselt teatrisse lähed ja sa ei panegi oma paksu villast rasket mantlit, vaid sa tead, et sul on see bross ja sa hoiad seda mantli kraed lahti nii kaua, kui sa teatri uksest sisse lähed, et igasuguseid erandeid on, aga põhimõtteliselt on ikkagi ehtekunst ka tarbekunst ja sa pead mõtlema kantavuse ja raskuse ja suuruse peale. Mind vist kõige rohkem köidab selle ehtekunsti puhul see, et see asi, mida sa teed, see on ikkagi kindlasti ta elab minu eluaja üle ja ma loodan väga, et need inimesed, kes neid minu ehteid ostavad ja kannavad, saavad neid põlvest põlve edasi pärandada. See ei ole mingi siuke asi, mis kindlasti ta võib katki minna, aga kuld, hõbe, nad on ikka siuksed kõvad jäädavad materjalid ja näiteks täna ma andsin ära 2 vanaprouad saavad nüüd järgmine nädal 70 kaksikud ja nad ei ole kunagi käinud ühtemoodi riides ja nüüd nad teevad siukse suure peo, kus nad tellisid ühtemoodi kleidid ja ühtemoodi brossid ja kõrvarõngad. Et täpselt minu arust väga nunnu, tahaks pilti ka saada, vaata. et ongi sünnipäevad, sünnid, surmad. Mul on ühed kasetohu asjad, üks näitus kunagi ja ühed õed, kelle kindlasti levinud nimi Kask, aga täpselt nemad tellisid siis endale mõlemale need kasetohu medaljonid, et seda ema nime endaga hoida. Mulle meeldib tegelikult see, et ma tegelikult, ma arvan, ma hästi oskan lugeda inimesi, kui nad juba tulevad ja ma tean sisimas tegelikult, mis ma teen. Aga nende oma jutt ei pruugi algul veel üldse see olla. Aga kuidagi siis, kui see koht tuleb, et nad saavad juba aru, et ma neid läbi loen või et sa taipad mingit ükskõik, kui ta näitab kas või mingisugust pilti või sa juba vaatad teda ennast ja näed, mis tüüpi inimene ta on, siis sa kuidagi sa tead juba mingites ehte stiilides või asjades, ma tean täpselt, mida ta tahaks ja siis kuidagi mugavdabki selle tema maitse ja enda maitse siis kokku, et see, kui see nüüd ühtib ja see hetk on, siis see on hästi võluv.
ma arvan, et hästi tore oleks, kui alati mõeldakse asjade peale, kes neid on teinud, kus nad on tulnud. Eestis siis ideaalne oleks, et me kõik toetame üksteist ja ostame Eesti disaini või siis Eesti kartulit, Eesti porgandit. Head asjad jäävad nagu püsima, et nad ei ole niimoodi hooajaliselt müügis, et korra nüüd oli mingite kingade või kottidega ja siis katus ära, et mingis mõttes need kvaliteetasjad nagu tulevad ja nad on, et ja sellepärast nad on, et nad on kvaliteetsed. Kindlasti tuleks vaadata nii eest kui tagant, kindlasti väga oluline on kõrvarõngal näiteks ongi tagune, kuidas ta sul seal kõrvas istub ja kas ta sinna ka jääb, et ta ära ei kaoks. Pealt vaadates peab lihtsalt leidma nendest paljudest tehetest selle õige. Ei tuleks võib-olla iga hooaeg uut asja osta, vaid pigem kui midagi meeldib ja ei jaksa osta, siis tulebki lihtsalt natuke raha koguda või siis lihtsalt jälgida ja oodata, mitte osta seda odavamat, sest sa niikuinii tahad seda kallimat varsti. Ma vist lihtsalt ütlen, et ei tule karta, et tehtekunstnikum nagu iga teine kunstnikus võib tulla tellima endale soovi pärast asja. Et kindlasti on iga mõte, mis inimesel peas on ja ta tahab ilmsesti seda enda külge või kellelegi kinkida, siis ei tohi karta tulla oma mõtetega ehtekunstniku juurde. Et väga ilus on meeles pidada personaalse kingitusega ja eriti veel ehtega. Et ehted on piduliku sündmuse puhul sama tähtsad kui kleit ja kingad, et tihtipeale inimesed on kõik need kleedid, kingad, peokutsed, lilled ära tellinud ja siis avastavad, et üks pisikasi nagu ehe. Tegelikult võiks täpselt samamoodi, nagu sa mõtled kleidikingade peovärvi peale, täpselt samal ajal võiks tulla ja täpselt need samad asjad rääkida ka ehtedi disainerile ära. Tema siis juba, tal on aega mõelda täpselt sama palju kui kõikidel teistel disaineritel ja tulemus on kindlasti palju parem.